kas krediitkaart või hoopis krediidikonto? Kas on üldse küsimust? Võtame näiteks Tõnu ja Mardi. Tõnu teeb endale krediidikonto 3 lihtsa sammuga ning mõne hetke pärast ongi tal juba konto kasutamiseks valmis. Samal ajal Mart tellib endale krediitkaardi ning jääb seda ootama. Kui Tõnu krediidikontot ei kasuta, siis see ei maksa talle midagi. Kuid Mardile on juba jooksma hakanud erinevad krediitkaardiga seonduvad kulud. Näiteks on täna Tõnul ja Mardil vaja hambaarsti juurde minna. Tõnu kannab endale sobiva summa, mille väljamaksetasu on 0 eurot ning palgapäeval kannab ta selle tagasi, et intressidelt vähem maksta. Ka Mart sai maksmisega kenasti hakkama. Kuid õnnetust, Mart kaotas oma krediitkaardi arsti juurest tulles ära ning nüüd tuleb tal veel maksta kaardi asendamise tasu. Tõnu ja Mart otsustasid minna nädalavahetusel laadale, kus enamasti arveldatakse sularahas. Tõnule jäi silma üks vana mopeed, millega oleks ideaalne ringi vorada. Mart jällegi on kõva aiandushuviline ning talle jäi silma just selline aiakeru, nagu tal vaja läheks. Tõnu kandis enda krediidikontolt raha pangakontole ning võttis pangaautomaadist raha välja. Väljamakse ei maksa Tõnule midagi. Ka Mart võtab krediitkaardiga pangaautomaadist sularaha välja. Kuid Mardile rakendub sellise tegevusega ka kohe sularaha väljavõtu tasu. Tõnu on krediidikontoga rahul ning teab, et tal on alati olemas rahatagavara, kui vajadus peaks tekkima. Kui kuskil Marti näete, siis öelge talle ka, et Kredit24 krediidikontol puuduvalt lepingu, väljamakse ja kontohaldustasud ning intressi maksad vaid kasutatult summalt. Ja kui peaks isegi juhtuma, et sa ei ole krediidikontoga rahul, siis võimaldatakse sul 30 päeva jooksul lepingust taganeda ilma intressikuludeta. Kui ka sina soovid endale isiklikku krediidikontot, siis uuri lähemalt kredit24.ee/krediidikonto.